Head naised ja mehed, Emajõe Ateenas, armas Eesti rahvas, 103 aastat on täna möödas ajast, kui sõlmiti Tartu rahu. 103 aastat on möödas ajast, kui Jaan Poska ütluse järgi Eesti täna esimest korda määrab ise oma saatust. 103 aastat on olnud pikk aeg ja me oleme alati vastu pidanud. Praegu aga on olukord hoopis imelik, sest selle asemel, et nautida vabal maal, vabal rinnal, vaba rahva rõõmu, peame me võitlema igasuguste koletistega. Me peame tõrjuma energiavaesuse ebajalgu. Me peame lööma maha päid multikultuursuse hüdral. Me peame igasuguseid ahjualuseid ja muid koledaid tegelasi endast tõrjuma. Me peame lahendama selle koerakoonluse, et Eestis ei ole enam õigusriiki, et me tohime ainult vaikselt vaadata, kuidas süüakse ära kõik see, mida meie oleme kokku kandnud, et Suur Peeter võtab väikese Peetri eest asju ja väike Peeter ei saa hakkama millegi muuga kui ainult vaatamisega. See ei ole nii. Tartust on läinud lahti kõik Eesti suured võitlused. Jüriöö mütoloogia on meie selja taga, aga tegelikkuses on Tartu olnud see koht, kus eestlased ei ole andnud alla ja veel ajal, kui Tallinnas ja Toompeal tehti kahtlasi otsuseid, olid Tartu inimesed alati valmis ohverdama ennast, nii oma elu kui oma varandust Eesti hüveks. Ma tuletan teile meelde lugu sellest, kuidas Julius Kuperjanov kandis laiali relvi selleks, et Tartu rahu tuleks. Need relvad olid varjatud kartulite alla, kui oleks keegi üles leidnud relva, siis oleks Kuperjanov maha lastud. Ja peatas teda ka sõjaväepatrull ja küsis, mis on korvis, ja ta ütles kartulid, aga tollel ajal ei olnud süüa ja nad tahtsid võtta selle korvi ära, aga ta ütles, need on puhamädad ja kartulid jäid alles ja relvad nende all. Praegu me oleme selles olukorras, kus täpselt samamoodi inimesed ja perekonnad koos lastega ja eakad inimesed käivad toidukappide juures vaatamas, kas nad saaksid natuke täiendust oma argimenüüle, mis on mõistetud olema energiavaesusest rõhutud. Ja kui need inimesed siis tulevad, on nad ikkagi õnnelikud, et nad vähemalt on veel oma kodus, kus nad mingilgi määral veel suudavad tuba kütta. See ei ole õige, see ei ole õiglane. Me oleme olukorras, kus kooliõpilased enam ei tea, mida õppida, kas vikerkaare värve pähe või ikkagi jääda Eesti 3 värvi juurde. Ma kontrollisin, mis on 3. klassi lõpetaja lapse oskused, mida õppekava nõuab Eesti kohta teada. Seal oli ilusasti öeldud, tunneb ära Eesti sümbolid, lipu ja vapi. No väga hea, väga tore, 3. klassi lõpuks, 10-aastaselt. Ei, sellega meie ei ole nõus. Ja ma usun seda, et inimesed, kes peavad valima 5. märtsil, teavad väga hästi, milline valik on õige ja milline valik peab olema meiega, et püsiks Tartu rahu, et püsiksid need ideaalid, mida Jaan Poska on toetanud, mida Jaan Tõnisson on levitanud, mida Oskar Kallas, kelle parki tahetakse hävitada praegu Tartu linnas, on kandnud laiali suurde maailma. Et me kõik jääksime alles ja et me ei oleks mitte mälestus ega etniline kild, vaid et me oleksime suur, ilus, vaba rahvas, võrdne kõikide teiste rahvastega maailmas ja oma tarkuselt ja oma, mis peaasi, isamaaliisuselt palju parem kui mitmed teised. Aitäh teile ja ma soovin meile edu, head Tartu rahu, päästame Eesti, elagu Eesti! Elagu Eesti! Elagu! 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 Aitäh!